Meil kõigil on valida, millises suunas me end arendame ja kummalisel kombel võtavad mõlemad teed sama palju energiat ja aega. Aga enamik jääb mugavuse, ohvriseisundi või harjumuste lõksu, sest tõeline ärkamine ja tarkus nõuavad teadlikkust, mitte teoreetilist teadmist, vaid praktilist, elulist, katsetatud tarkust. Me saame muuta end kas haletsusväärseks või tugevaks. Aega kulub mõlema teekonnale võrdselt. Iga päev, iga mõte, iga otsus, kõik viib kas ühes või teises suunas. Kuid ometi valib enamik inimesi nõrkuse tee. Mitte seepärast, et nad ei tahaks olla tugevad või edukad, vaid see tee, mis viib tõelise tugevuseni, nõuab midagi väga haruldast. Teadlikkust. Mitte intellektuaalset, mitte teoreetilist, mitte ma tean niikuinii tüüpi teadmist, vaid päriselt, praktiliselt, eluliselt, läbi tunnetatult. Tarkus, mis sünnib elus, kogemuses, otsestest kokkupuudetest iseendaga ja eluga. Siin on halastamatu tõde. Sa pead saama teadlikuks. Sa pead ärkama. Sa pead hakkama nägema läbi oma enda mustrite, hirmude, automaatsete reaktsioonide. Sa pead tundma oma haavu ja nende all peituvat valgust. Sest ainult teadlikkuse kaudu muutud sa tugevaks. Mitte jäigaks ega kivistunuks, vaid elusaks, vaba hingega inimeseks. Tugevus ei tule kontrollist. Tugevus tuleb aususest iseenda vastu. Tugevus tuleb vastutusest oma elu eest. Tugevus tuleb sellest, kui sa lased lahti fantaasiast, et keegi teine sind päästab. Tarkus ei ole ilusad sõnad. Tarkus on julgus elada.